peamine otseselt ei ole, et seal on nagu muid tegureid ka. Et teekond iseendani on tegelikult mõeldud mul inimestele, kes ongi siis, kes ei ole otseselt ärevusega hädas, vaid ongi nagu eluline madalseis ja ei tea, mida edasi teha, et mingid olukorrad tekitavad stressi, on sellised madalseisud, pingelisemad hetked, millest välja ei tule, töö juures on mingid asjad tekkinud, millega nagu enam hakkama ei saa ja tunnevad, et mul on vaja muutust, aga ei tea, kuhu minna. Et see ongi siis see. Ja põhiline probleem on tegelikult ka seal, et neil on tagataustaks siis tekkinud hästi palju olukordi, mida nad enda sisse jätnud, mis on tekkinud energeetilisi blokeeringuid. Et mina lähtun ikkagi energiatest, sellepärast, et meie ümber on kõik energiat, meie mõtted, meie teod, meie olemised, meie suhted teiste inimestega, kõik on tegelikult energiapõhine. Ja kui me nendes olukordades kogeme siis mingeid negatiivseid olukordi ja me jätame need enda sisse, siis tekivad energiaruumi blokeeringud. Ja kui neid blokeeringuid tekib hästi palju, siis tegelikult sealt tekibki see kokkujooks. Et nüüd ma olen lukus ja mul on nüüd olukord, kus ma enam välja ei saa, sest energia ei liigu enam nii, nagu ta liikuma peaks, voolama sinu jaoks, et sind viia siis sinu teekonnal edasi. Kui ta liikuma ei pääse, ongi halb olla. Et mina lähtungi nagu sellest. Ja inimene tuleb minu juurde, siis ma aitan tal õpetan, ühesõnaga minu eesmärk on õpetada ja juhendada inimest siis neid blokeeringuid avama. Annan talle harjutusi, me teeme kokkuleppeid, mismoodi ta edasi hakkab minema, et siis järjest vabastada endast neid igapäevaselt oma mõttetasandil ja siis sealt saabki siis selle energia liikuma, siis hakkavad tekkima momendid, tegelikult ma olen ju võimeline hoopis nii tegema. Ma poleks enne julgenudki teha seda, mida ma nüüd teen. Et sealt nagu hakkab minema siis ja seda ei tee mina, seda teeb inimene ise. Et see ongi siis teekond iseendani. Mis on need peamised tööriistad, mis ta selle võib lõpib selle perioodi juures? Et tegelikult see koosneb 4 seansist ja iga kord siis läheb samm-sammult edasi vastavalt siis inimese enda tempole. Kui on vaja pikemalt, siis me teeme pikemalt, oleneb siis inimese enda koostööst ja valmidusest ja sellest, kuidas siis voolama hakkab. Esimesena ma kindlasti hakkangi annama kohe harjutusi. Põhiharjutus, mida ma kõigile annan esimesena, on maandamine. Et see on nagu kõige alus üldse, et saada nagu lahti enda küljest selle energiaruumi ja sealt siis vastavalt sellele edasi, et kuidas siis seda negatiivset vabastada, oleneb inimesest ja kuidas siis nagu asendada see positiivsega, et tekiks nagu üleliigse negatiivse äraminemine, mis tooks asemele positiivse, et see ruum hakkaks siis liikuma ja sinu jaoks looma täpselt neid asju, mida sina ise tunned, et sul vaja on juurde. Mina seda ei tea, seda teab inimene ise. Ja need negatiivsed asjad, mis on nagu ära vaja sealt saata, siis need me räägime nagu koos läbi vestluse käigus, siis selgub, et mis sinna siis päriselt kogunenud on, et alates lapsepõlvest tegelikult. Kellel on olnud lapsepõlves mingeid intsidente, kellel on olnud keerulisi perioode ema-isaga kasvades või mis iganes, koolikiusamised, konfliktid töö juures, suhete lagunemised eelnevalt, mis on olnud, kõik need tegelikult ju jätavad meie sisse jälje. Ja see jätab nagu siukse tüki, kui sa sellega otsa ei vaata ja ei tegele. Ja kui neid järjest koguneb, siis sa oledki nagu niimoodi lukus. Ja mõtledki, et mis ma nüüd edasi teen. Mitte ükski asi enam minu elus ei voola minu jaoks edasi. Kui keegi tahab lugeda lisainfot selle kohta, siis koduleht ma panen kuskile siia ekraanile ka sulle ja loomulikult on ta kirjelduses ka, aga on reelikaraiska.ee/teekond iseendani. Jah. Tuleme, koerile laugub. Tuleme selle juurde, et jälle see sama iseenda teekond iseendani jõudmiseni. Ma tulen selle juurde selle nurga alt, et miks on inimeste raske ennast usaldada. Ja ma seon selle ära just sellepärast ka, et ma näen oma elukaaslase pealt, et ta on nagu vahepeal päris ebakindel mingites kohtades, pidevalt selline kõhklus ei suuda nagu otsustada. Minul on seda vähem, aga mingites kohtades on ka mul olnud seda, kus ma tunnen, et ma ei ole nagu kindel, kas ma suudan ja saan ennast lõpuni usaldada. Ja seal on ka, ma arvan, et see pool mängib rolli, ma teen jälle sellise pikema sissejuhatuses küsimus, miks see küsimus selline on, aga ma olen märganud ka seda, et kui me ennast alt veame elus,
et ma luban endale midagi, näiteks ma ei tea, luban, et ma lähen ja teen täna trenni. Ja siis tuleb kas elu vahele, mis ikka paratamatult vahel juhtub. Muidugi, kui on prioriteetide küsimus, siis tegelikult peaks teha niimoodi, et see elu ei tule sinna vahele. Et aga oletame, tuleb midagi vahele või ma lihtsalt laiskusest tunnen, täna on madal seisus, tulen koju, ma ei tea, kuskil midagi läks pekki korraks ja tunnen, ma ei tea, ma ei tahagi teha, pole tuju. Nii. Nüüd, ja niimoodi iga päev midagi teed, siis lõpuks tekibki see ebausaldus enda vastu. Et ma olen endale lubanud, ma pole teinud, see on usalduse täielik puudumise enda vastu. Ma olen seda kogenud enda elus ka mõnel korral ja seda ei ole üldse hea tunne. Ja ma olen palju kogenud seda. Aga ma ei räägi siin küsimusel puhul ainult selle usalduse poolt, aga just ka see pool, et kas teekond iseendani ja ütleme siis tulles küsimuse juurde, miks inimesed ennast väga raske usaldada, et kas ei ole siis kontakti endaga või nad ei tunne ennast või kust tuleb see koht, et inimesed tegelikult ei suuda ennast usaldada või teevadki valesid valikuid läbi selle, et nad justkui tundub, et ma usaldan ennast, ma lähen nüüd sinna, aga kurat tuli tulemus hoopis vastupidi. Miks siis tuli valevalik? Tegelikult on seal taga ka suuresti enesehinnangu teema, et kui sul nagu enesehinnang on ka madalapoolsem, siis sa nagu ei saa ka ise ennast usaldada, sest kui sa nagu endast ka ei arva piisavalt hästi, vaid nagu kõhkled hästi palju selles, et äkki ma ei ole ise ka nagu piisavalt täiuslik naisterahvastel võib-olla, et äkki ma ei ole liiga ilus oma kaasa jaoks või vaatavad ringi, et näed, et ma lähen tööle, on ju kolleegid näevad palju paremad välja, talle sobib see kleid palju paremini kui mulle, ma oskan nagu naisterahvaste poole pealt seda nagu öelda, et sealt tekib ka just see usalduse küsimuse teema ja kindlasti ka sellest, et kuidas sa oled üles kasvanud. Võib-olla sul on lapsena hästi palju öeldud, et sa ei oska mitte midagi, sa ei ole piisavalt hea, ei ära sina küll sinna mine, sina nagu nii hakkama ei saa. Et kui sul on nagu ka oled lapsepõlves või koolis seda hästi palju kuulnud, on ju, et meie ajal võib-olla olid ka nagu õpetajad, ma ei tea, tänapäeval vist enam ei ole, kes nagu ka lapsele ütles, et sina nagu nii ei oska mitte midagi, jälle said 2, vaata. Et see mõjub ka ja see kannab sind kuni täiskasvanuni, kui sa sellele otsa vaadata ei oska sellele teemale. Ja pluss siis lisaks kindlasti ka see, mida sina välja tõid, et näed, et lubasin trenni minna, aga elu tuli vahele, et vedasin ise ennast alt. Aga kumb on siis tähtsam? Sellel hetkel tuleb küsida, et ma ju lubasin endale, et ma lähen trenni, aga näed, sõber helistas hoopis, nüüd tegi mulle selle pakkumise, et kas nüüd tema on tähtsam mulle kui mina ise ja minu trenn. Et see on nagu see küsimus, mida tuleb ka endale küsida, et ja no kas või see, et ma luban, et ma nüüd vähendan šokolaadi söömist, siis sul tuleb kaasa koju, et näed, ma tõin sulle šokolaadi, kuidas ma talle ütlen, et ma nüüd ei söö, eks ole. Tegelikult saab väga hästi selle serveerida ka talle niimoodi ära, et ta ei tunne üldse ennast halvasti, sest sa ju mõtled ise endale. Et sa pead ise enda jaoks olema number 1, mitte see teine inimene. Et sa saad nagu nii teha need asjad niimoodi, et see teine inimene absoluutselt ei tunne ennast halvasti, kui sa talle ära ütled. See on see ei ütlemine, mida tegelikult ka mina siis õpetan ja juhendan vastavalt olukordadele, kuidas tuua ennast rohkem esile, et me kõik võime öelda ei, nii et keegi ei solvu. Meil jääb alles austus ja hoolimine, aga me väärtustame ise ennast number 1. Ja see on see teine huvitav teema, et see enesusaldus või enda suhtes olev ebakindlus saab tulla nii läbi jaatavate asjade, mis on vale valikud, kui ka see, et ma ei ütle valel asjale ei ja ma teen siis valet asja. Okei, aga kuidas, mida veel teha siis peale selle, et ma suudan õppida ei ütlema millelegi, mis ei ole mulle võib-olla ja teistpidi ütlema jah, mis on mulle, ära tundma seda. Mida veel teha selleks, et tekitada endas iseenda vastu suuremat usaldust ja võib-olla kultiveerida seda, et ma päriselt saan olla siis mina ise või jõuda sinna kohta, kus ma tunnen, et ma olen nüüd ise. No saabki sellest, et sa neid otsused, mis sa vastu võtad, siis hakkadki nagu nendest nagu samm-sammult edasi minema ja neid täitma, iseenda jaoks paika panema, iseennast esile tõstma iseenda jaoks. Et just need samad asjad ära vea ennast alt, vaata endal otsa, mõtle, mis sinu peas hetkel toimub, et kuidas nagu seda viia positiivsusesse, ära kritiseeri ennast, et kindlasti pane tähele, et mis noodiga sa iseendast räägid, mis noodiga sa iseendale vaatad, et sa oled siin mitu korda esile toonud seda rahaprobleemi, et on ju, et näed, et raha ei ole, et võiks nagu rohkem teenida, on ju. Et see on ka tegelikult see iseendasse nagu negatiivselt suhtumine, mul ei ole raha, et ma ei saa nüüd lubada seda, mida ma tahan. Et sisekõne, muidugi kui sa nüüd räägid, et mul on raha, et see ei tähenda, et sul nüüd seda raha hakkab voorima, on ju, uksest aknast ja rahakoti ei mahu ära, on ju.
aga see sisekõne, sa sisendad endale, et sa oled tegelikult väärt seda raha, mis hakkab sinu juurde jõudma. Et ära tee ennast ise ka maha. Et sellega sa annad ka aiu signaali, et aga ma olen väärt paremat ju. Ma ju tegelikult hoolin ise endast, sest ma tahan, et mul oleks rohkem raha. Tahan, et mul läheks hästi. Ma jõuan sinna trenni, mis siis, et sõber tegi mul hea pakkumised, aga ma olen väärt seda trenni. Ma võin selle sõbraga minna järgmine kord ka ju kuhugi. Et see sisekõne ja need enesisestused, mida me teeme kõik, eks ole, mis iganes vormis on ja kes teeb seda positiivse, kes teeb seda negatiivse viisi või kes teeb seda seguna. Siis, ja muidugi see on sõltuvalt ka nagu valdkonniti. Aga seal on see murekoht, ma arvan paljudel, mis mina ise kogen sama asja, eks ole, väga raske on endale teha enesisisestusi, kui see ei, kui reaalselt maailmas sa näed, et see ei lähe täppi, see ei ole vastavus sellega, sama näide, et selles mõttes siis öelda enda, et mul on, ma ei tea, rahaprobleem praegu jälle, siis tuleks öelda, et mul on nagu küllaga raha ja tegelikult ju mingi raha ongi olemas, et aga teda ei ole võib-olla palju, mis iganes kontekstis. Et aga seda on nagu keeruline uskuda, sest et see ei ole tõsi. Just, see suhtumine on seal taga. Olen üksi, suhet ei ole ja tegelikult olen kurb, aga siis ütlen endale, et aga tegelikult jube hea, ma üksi olen. No, mul see tundub nii keeruline. Nagu ei, nii ei peagi ütlema, vaid pigem nagu selles noodis, et mul hakkab, ma leian omale imelise kaaslase, ma leian omale võimaluse teenida rohkem raha, mitte nii, et näed, et mul hetkel raha ei ole, aga mul on raha. Ma ei mõtlegi seda, see nagu, sa ei saagi, sa ei pane seda suhtumistki sinna taha, vaatad oma väikest pangakontot, on ju, ütleb, mul on raha, et ei, nii ei saagi, vaid lihtsalt ütleb, ma leian viisid, kuidas oma pangakontot suurendada, minuni tulevad ägedad pakkumised, minuni tuleb mingi suurepärane, ma ei tea, kohtumine inimesega, kellest ehk saab mulle elukaaslane, kui on suhteprobleemid. Et just nagu tuua endani seda, mida sa tahad, mitte nagu väitagi, et mul nüüd on. Aga ma lihtsalt meelega nagu torgin. Ja torgi. Et mis ma tahtsin öelda on see, et aga jälle, mõne mõttes ma olen antud kontekstis hea näide, sest ma ju kogen neid mõtteid, eks ole, ja mõtlen neid mõtteid ja tunnen neid tundeid, aga ma tean, et on inimesi veel, kes niimoodi mõtlevad, sest et ma kuulen ju kõrvalt ka oma sõpradega vahepeal rääkides neid samu lauseid mingisuguse, mitte kõigilt, aga osadelt. Ja selline suur levinud lause on olemas või ma ei mäleta, kuidas või on ta vanasõna või mitte, aga või mingisugune vääruskumus või ma ei tea. Et see, kuidas on olnud siiamaani, on järelikult ka tõenäosus ja potentsiaal, kuidas on ka edaspidi. Et inimesed nagu ei usu sellesse, et kui mul siiamaani 10 aastat või 5 aastat või 1 kuu või 3 kuud või 3, 4, 5 päeva, mis iganes periood see on kellegi jaoks, on olnud ühtemoodi, siis mingi hetk kaob ära see usk, et saab olla teistmoodi, sest et kogu aeg on niimoodi olnud. Ja kuidas sellest üle tulla, sellepärast, et sa enne rääkisid sellest samast asjast, et vaadata asja nagu laiemalt, et äkki kuskilt tuleb mul kaaslane, kuskilt loon endale uue sissetuleku, tekib mingi võimalus, mis toob mulle raha, mingi võimalus, mis toob mulle mingi kogemuse ja nii edasi. Et kuidas jõuda sellesse kohta, ma hakkan nägema neid potentsiaale ja võimalikkuseid, mis võiks olla potentsiaalselt siis selle edu või elu edendajad versus see, ma jään sinna kinni, et see, kuidas on olnud siiamaani nii, kui see jätkab ka edaspidi. No see on jällegi see hetk, kus nagu võiks küsida, et aga kas ma nagu tahan luua muutust, et kas ma lepin sellega, kuidas mul on praegu või ma soovin, et mul läheks paremini. Et kui sa nagu juba endale võtad selle teadvuse ja otsuse enda sees vastu, et ma tahan luua muutust, ma tahan, et mul hakkaks minema paremini, kui mul praegu on. Et kui sa selle otsuse oled juba vastu võtnud, siis tegelikult sealt hakkab ka see pall veerema. Et siis sa nagu hakkad tegelema sellega, et kuidas leida endale mingit paremat võimalust. Kui ise selle peale ei tule, siis nagu leida kõrvale inimene, kes aitaks sind juhendada sinna teekonnale. Ise ei peagi kõigega toime tulema, ise ei peagi pusima. Kui sa tunned, et sa oled hädas, aga minu sees on otsus, et ma tahan luua muutust, siis tegeled sellega, et leida endale kõrvale siis inimene, kes vastavalt selles valdkonnas oskab sind edasi tõugata sinu teekonnal. Kui inimest vaadata selles suunas, et kui kedagi appi võtta, eks ole, kelle poole pöörduda, kas peaks olema ilmtingimata inimene, kes on sama asja läbi kogenud või võib olla ka täiesti suvaline inimene, kellel ei ole seda kogemust ja ma küsin just sellepärast, et ka siin saadetes, kui ma neid saadet salvestan, siis minu üks parameetritest ja tingimustest on see,
et peab ära täituma samastumine. Kuulaja, vaataja, kes meid praegu kuulab ja mind kuulab, sind kuulab, meid vaatab, peab ühel või teisel viisil ära tundma selle, et ma samastun. Ja samastumine võib toimuda väga erinevatel viisidel, aga minu kogemus ütleb, et 2 kõige suuremat neist siiamaani on olnud, on see, et üks on läbi selle, et jess, tal on ka pekkis nagu minulgi. See on see läbi ohvri ja nii-öelda negatiivse poole, ma ei ole üksinda. See on kusjuures põhjus, miks ma hakkasin üldse podcasti tegema, et pakkuda inimestele, ümberalavatele, kuulajatele, vaatajatele seda kogemust, et nad ei ole üksi selle mõtete või nende probleemidega, millega mina olen või millega nemad on. Ja teine samastumise pool läbi positiivse nurga, et näed, kuulen Reelikat praegu siin ja issand, kui inspireerida on jõudnud läbi selles kohas, kus mina hetkel olen, aga nüüd ma näen potentsiaali, kuhu ma võiksin jõuda. Ehk siis samastumist on nagu 2 viisil. Ja võib-olla on samastumise varjundid võib-olla veel, aga mis sina siinkohal nagu arvad, kas see peab olema inimene, kes on ilmtingimata midagi sarnast kogenud või sarnast kogemas või saab ka lihtsalt olla keegi teine, kellest on väga lai võib-olla silmaring või selline avardub mõtlemine ja suudab luua seosed ka seal, kus seosed ei ole? Ja mina ei taha kasutada sõna peab olema. Mina ütleks, et võiks olla, et soovitan tegelikult, et oma probleemidega leida inimene, kes teab, mida ta räägib läbi oma kogemuse. Ja minu juurde tulevad ka inimesed just sellepärast, et ma olen seda kogenud. Et see on nagu põhiargument neile, et ma valisin sinu, sest ma tean, et sa oled seda sama kogenud, sa saad aru, mida ma räägin sulle. Ja ma olen teinud ka küsitluse anonüümse, kus oli 100% väljas see, et valitakse selle järgi, et on kogenud. Ja see on ka minu enda suur nagu eelis, et ma tean, et ma räägin inimesega, kes saab must aru. Et mitte ei vaata, et oi, issand, mis see nüüd siis tähendab, et ei ole hullu midagi. Samas teine inimene kõrval, et on küll hullu, sa ei tea, mida ma tunnen. Et see on oluline. Mõtlen, kas rääkida, teda ka räägimegi, ma ei mõtle, ma tunnetan siis selle ära ja võtame niimoodi. Sa oled maininud paari korral nüüd siin selle peaaegu tunnise vestluse jooksul energiatööd. Peatume korra sel teemal, et see energiatöö, mis see tähendab, kuidas käib, kuidas sa seda mõtestad ja miks või kellele seda selliseid viisil vaja on? Mis tulemus see toob? Energiatöö kui ise ongi siis põhinebki sellele, et kõik meie ümber on energia ja kõik, mida sina enda elus loodki läbi energia, kõik sinu mõtted, sinu olekud, suhtumised, suhtlemised teiste inimestega, kõik on see energia. Ja energia peab voolama, energia peab ringi käima selleks, et sina tunneksid ennast hästi, sul elus läheks hästi ja sa jõuaksid õigetesse kohtadesse, kuhu sina jõudma pead. Kui sul energia ei liigu ringi, on blokeerunud, siis hakkavad tekkima ka tõrked. Tõrked tekivad siis eriti enesetundes, sa oled rohkem väsinud, sa vihastad kiiremini, ärritud, asjad ei suju nii, nagu võiks sujuda, mis tähendabki tegelikult seda, et sa oled kuskilt lukus ja see oleks vaja lahti saada. Ja sellega tuleb tegeleda. Ja mina energiatöö kaudu siis tegin ka iseennast terveks. Ja muidugi ma mainin ka selle ära, et kui sa oled olnud väga sügavas ärevuses, siis tegelikult see ärevushäire ei ole võimalik 100% terveks saada. Ta jääb sinuga nagu kogu aeg, aga sa õpid teda selles mõttes ohjeldama ja kontrollima selliselt, et sa elad oma igapäevaelu normaalselt. Ja sa tajud ära, kui ta tahab tulla ja sul on olemas vahendid, et sellest vabaneda nii, et ta ei jää sind segama. Sa saad oma asjad ära teha. Ja energiatöö puhul siis mina nagu saingi ennast tegelikult sinna kohta, et ma tulen igapäevaeluga ideaalselt toime, mul ei ole mingeid probleeme ja ma oskan ennast ära tunnetada siis kuhu maani ma võin oma asjadega minna niimoodi, et see mind segama ei hakkaks. Seda sama ma õpetan siis läbi energiatöö nüüd ka teistele, et sain ennast korda ja läksin siis seda ka suure tuhinaga õppima, sest see oli minu jaoks nagu vapustavalt äge maailm ja ma tundsin, et seal mul on ka nii palju teistele anda läbi õpingute, siis selguski, et mul on päris suur potentsiaal ennast ka teistele anda. Mõtlesin nagu miks mitte, kui mul on anda, siis ma annan. Ja nüüd ma õpetan seda ise ja ka hoopis teises võtmes kui see, millega mind siis terveks nii-öelda tehti. Et see on hoopis teissugune ja ma olen läbi oma kogemuse, just see, mis on mulle andnud nii palju juurde, kuna mul on oma kogemus taga nende madalseisude ja asjadega, siis ma olen mugandanud oma versioonid nendest energiatöödest, mis anda siis inimestele, mida nad panevad veel korda enda jaoks tööle. Mina annan harjutused, mille nemad mugandavad enda omaks,
ei ole nii, et mina ütlen, kuidas see käib, sina, mina ja tee. Vaid sina teed sellest oma versiooni, mis vastab sinu energiatüübile, kuidas sinu energia töötab ja täpselt nendes kohtades, kus sinul vaja on. Ja see energiatöö ei ole selline, et sa lähed nüüd koju, vot nüüd ma võtan omale see 10 minutit ja ma hakkan tegema, ärge mind praegu segage. Ei, see ei ole selline, see käib mõttetasandil. Sa saad seda teha koristades, pesus käies, nõusid pestes, süüa tehes, poes käies, mõttetasandil igal pool. Ainult ära palun autoroolist. Et on pagama jääda või? Ei, liiklust peab jälgima, et ennast ohtu ei paneks, et liikluses ei tohi ohtlik olla. Aga muul ajal igal pool sa võid seda teha. Et ta ei võta tegelikult ju mitte ühtegi hetke sinu päevasest tegemisest ära. Sa kõnnid ringi, toimetad ja teed. Kui sa oma kaaslasega räägid, siis ka muidugi ei saa teha, sest siis me suhtleme oma vahel, eks ole. Aga muul ajal, et ta on nagu selles mõttes hästi easy, sa lihtsalt programmeerid enda mõttemaailma enda jaoks sobivaks, nagu sulle sobib. Mina ei tea, milline ta sinul ideaalses versioonis on, sest sa oled sina. See on sinu ideaalne versioon sinust, aga sa teed sellega ennast siis veel ümber. Aga on ta siis nagu tööriistakomplektina mingid enesesisestused või on see mingi hingamistöö või mis see töö endaga siis on? Ütles ka, et käid poes ja jalutad ja edasi. See on see, et sa mõtled nüüd, mis minu sees praegu toimub. Enamasti inimene tuleb minu juurde, siis tal on ikkagi probleem, mis teda igapäevaselt häirib ja ta nendes hetkedes, kus see probleem hakkab jälle esile tulema, et ma tunnen ennast jälle halvasti, ärevuse puhul, nüüd hakkab tulema, ma tunnen, et hakkab tulema, ma ei ole kindel, et ma saan nüüd seal poes ära käia, kuigi mul on vaja seda siit poest. Siis ta võtab selle tööriista, Reelik õpetas, et nüüd ma pean tegema seda, et ma sellest välja tuleks. Ja hakkabki siis neid asju oma peas ketrama, mida me siis temaga oleme kokku leppinud. Et need on vastavalt inimestele erinevad. Et mul on nagu raske sulle konkreetselt tuua. Üldises mõttes ongi see, et võtab selle probleemist kinni, mis teda nüüd sinna poodi minemisest häirib, viskab selle minema ja nagu sisestabki endale, et nüüd ma viskan selle minema, nii nagu me oleme kokku leppinud, kuidas ta seda teeb ja läheb sinna poodi ja kogu aeg tunnetab, et kas tuleb veel. Sest tegelik efekt ongi see, et kui ta tuleb, tal on vaja ära saada. Lase tal siis ära minna. Las ta läheb ära sinu energiaruumist. Ja seda vähemaks teda jääb ju. Iga korraga vähem. Ja kui ta jääbki järjest vähemaks, siis ühel hetkel sa lähed poodi. Mul ei ole tulnud peale. Ja täpselt nii tegelikult tegutsesin ka mina iseendaga. Kui mul oli raske minna koduuksestki välja. Ma võtsin koera selle eesmärgiga, et ma pean kodust välja minema. Koer tahab jalutamas käia ju. Mul oli nagu põhjus. Ma ei saa öelda koerale, et täna ei pissi. Või pissi tuppa. Või sa saad öelda, aga siis on see endal ja koristada. Vaene loom, eks ole, et ta ei tulnud minu juurde elama selleks, et ta tuppa pissiks. Ja ma võtsingi koera ja läksingi kodutänava otsas juba nagu tundsin, et hakkab kruttima ja kogu aeg nagu tõmbasin kinni. Mis see krutib? Kas see on õigustatud? Kas ma pean selle kruttimise pärast praegu ennast halvasti tundma? Kas on mulle elu ohtlik? Arstid on mind läbi puurinud igati pidi. Ma tean, et mu elu ei ole ohus. Mul on kõik organid vaadati läbi, mis mul sees on. Kõik on korras. Ja et see ongi jälle teadmine, aga ma tean, et mul on meditsiinilises korras. Ma ei ole teadmatuses. Kui ma nagu ei teaks, mõtleks, mul valutab, aga arstid pole mind kontrollinud. See on see sama teadmatus, millest me enne rääkisime. Ma tean, et mul on korras. Nii, aga mul on halb olla. Nüüd ma haaran sellest kinni. Hakin lahti enda sees need tunded, mis kõik üles krutivad ja ühe kaupa siis saadan nad minema, kuni ühel hetkel ma vastasingi koeraga, et ma olen teisel pool Viljandi linna. Viljandi nii suur ei ole kui Tallinn, eks ole, aga minu kodust teisel poole linna kõndida on ikka tegelikult oma jagu, kuhu ma ei olnud aastaid käinud. See mul on vaja koju ka tagasi minna ju. Jala. Telefon kätte, helistaks mehele, tule järgi, kuule, et ma ei saa kõndida. Ei, ma saan kõndida. Läksime koeraga kodu poole tagasi. Ma jõudsingi koju. See oli minu jaoks nagu pidu, on ja rõõmu sõnum. Ja terve see aeg ma tegin seda energiatööd kogu aeg. Et see on nagu ühel hetkel sa tunnedki, et aga mul ei olegi enam seda ju põhjust tunda, mis mul praegu oli. Mul ei ole neid probleeme enam. Sest sa kogu aeg hakid enda jaoks lahti ja saadad neid minema. Et esimene nagu seanss minu juures ongi siis see, kus sa hakkad nagu harjutama seda, mis su sees toimub, otsa vaatama, miks ta tuli, kuidas ta tuli ja mis ma nüüd tegema pean, et ta ära läheks. Ja samamoodi ma õpetan ka seda, kuidas siis peale tuua endale seda,
mida sa päriselt tunda tahad. Sa küll ütled praegu, et ma tunnen ennast nii halvasti, aga millest sa puudust tunned? Mis on see vaimne tunne, mida sa tahaksid päriselt tunda? Enamasti tuleb kohe rõõm. Mul endal oli ka rõõm. Aga siis võtadki seda rõõmu, mõtledki, et tood peale endale seda rõõmu. Ja kehahoiak on nagu ülioluline kõige selle juures, et kui me halvasti ennast tunneme, siis me läheme niimoodi lukku. Pea läheb ka niimoodi, sülle saab vaata ainult oma varbaid, eks ole. Ja mõtled, et saaks ruttu punktist A punkti B ja hoiad ennast hästi lukus. Et mida rohkem sa niimoodi lukus ennast hoiad, seda halvem sul olla on. Ja pinges inimestel tõusevad õlad ka veel üles, et nad ei saa sellest ise aru. Et kui keegi ütleb, et kuule, et miks sul õlad üleval on, mina ise mõtlen, mul oleks võinud tihedalt seda öelda. Keegi ei öelnud mulle, kõndsingi niimoodi. Aga tegelikult on õlad alla, lase ennast tõdvaks, ära vaata oma varbaid, naisterahvastel rinded, pea püsti. Et see kõik on hästi oluline ka selleks, et sul energia voolaks ja sa tunneks ennast päriselt hästi. Ja hingamine on järgmine punkt. Et jälgi, kuidas sa hingad. Hingamine jääb meil siia rinnakusse kinni, kui olla pinges, ärevil, ebamugavustunne, kõht läheb krampi. Et lase korra niimoodi jälle tunned, kuidas kõik ebamugavused, pinged kukuvad lihtsalt sinu pealt ära jälle. Et need on need põhiasjad. Tunduvad iseenesest ju lihtsad asjad olevat. No ongi lihtsad asjad. Asjad on vaja kellegi poolt seda tõuget, et kuule hakka tegutsema. Ma annan sulle nüüd ette need asjad, et tee neid. Mida rohkem sa teed, seda rohkem see kinnistub ja seda paremaks olemine läheb. Me enne rääkisime, ma unustasin välja hõigata sellega, et enne rääkisime sellest teekond iseendani võimalusest sinuga koostööd teha. Sul tegelikult on sinna ka pakkuda tegelikult ju sooduskood. Ja 4 korra paketile. Jah. Ehk siis teenust broneerides saab panna lisainfosse sooduskoodi. Just. Ja ma otsustasin, et selleks on siis Kris Kala. Väga hästi. Kirjutad sa caps lockiga või caps lockita, seda ma ei tea, mis sul süsteem teeb. Tõenäoliselt ei ole vahet. See on kirjas seal. Jah, et pange see kirja ja siis teile avaldub -10%. Just.